väljaku peal on õhupalli Šveitsist. Peakohteri Kuus Schneider annab Henrik Pürgile käsu, et Mati astuda, seda teevad nii Etmeli Pürg, Rigonen, Mets ja Argentiina mängijad seal. Sellega on nüüd kõik tehtud, sellega üritab saar ning kohtumine on siin Elsa Argentina. Lionel Messi peale palli mängu ning Argentiina oma helesinise valge triibulist mees välja kuules välja tulla. Soomes söötanud sõnas sees ja võtnud sööt ära valla ja on teda 1-0, aga sellest olukorrast ei tule, vaid Eesti kaitseteeb head tööd, kundab meestele palli ära Klaarimetile, Kogi Kornea sinna värava alla ja sokutas. Karol Mets lööb selle klaariks, pall McAllisteril, McAllister lööb kaugelt ja mall lähedal 2-0, aga Matvei Igoneni ei ole vaja praegu teist korda palli võrgust välja noppida. Alexis McAllister, Inglismaa preemiaministriga kohad ära. Soomets mängib Zenjovile ning sööd keskväljalt Soomets ja seal olukorras nüüd rikub määruseid keskväljal Alexis McAllister, päristuslöök keskelt Eesti meeskonnale. Vasakul Alvarez, Acuña tuleb kaapi, Alvarez lööb ise, Igonen unistab, aga müüa. On tähtis, et mitte liiga kokku vajuda ja Argentiina liiga kõlpsaid olukordi linkida, seal nüüd Sergei Zenjovi vastu. Selja tagant tullakse vägagi hoogsalt sisse ja karistus lööb taas kord Eestile. Määrusi rikub selles olukorda roole, see oli 20.00 kenasti kirjas, et nüüd on kell taas tööl saanud 25 minut käimas. Sergei Zenjovile sööd kaitseliida, Zenjovil võimalus, aga tuleb väravast välja selles olukorras ka Armani. Franco Armani ning hoiab selles olukorras ära Eesti värava sündimise. Franco Armaniga oli Sergei Soomets, Messi. See on nüüd keskel Soomets, teeb vea, kannatada saab Rodrigo de Paul ja Luuramees võttis Atletico mehe maha duelli, aga pall suudetakse ikkagi ette viia ning nüüd on selle võimalus Mattias Käidil ja abiks on ka Henrik Sorga. Käit üks-ühele, Käit olukorras, aga ei saa löögida, vaid astub sealt niimoodi vahele Nahuel Molina, et takistab ära Mattias Käidi soolo vastase trahvikasti suunas ja nüüd järgmine pall, mida me prooviti Artur Pikale mängida, ka enam pärale jõudnud.
Argentiina kaitsetöö oli selles olukorras piisav, kuigi oli seal Eestile taaskord üks ohumoment tekkinud, et Argentiina survet Eestil 2 korda lootust tekkinud. Senjov oli täitsa üks olukorras, käit peaaegu ka, aga löögile ei õnnestunud tal minna. Siit ka Argentiina tuleb taas ning Maxim Baskotši saab jala vahele ja klaarib selle palli enda väravalt ära, mille siis Joaquin Correa sinna teravalt oli sokutanud. Argentiina muidugi kohe näitab paarkümmend seest omakorda oleks mingi olukord võimalik tekitada, pole Eesti seni saavutanud, aga see on kindel üks lahend, mida tehakse. Siin on ka Argentiina superšans ja lööb üle selles olukorras, suluseisu lipp on ka püsti. Joaquin Correa pealelöök Matvei Igoneni vallatavast väravast üle lendas, aga enne seda fikseeriti sealt Argentiina meeskonnale abikohtuniku Pascal Hirtseli poolt ka Paul samuti palli taga. Mängitakse lühikselt lahti ning tuleb Koomeselt Senderius trahvikasti, pall põrkab seal mängijatest läbi ja lõpuks põrkab ta Betseiast Igoneni valdusesse. Kuigi oleks võinud põrgata ükskõik kuhu. See ploki vahel. Miller saab jala vahel, aga pall põrkab McAllisterile, sealt omakorda Messile. Messi tuleb Eesti trahvikastile lähedale. Sööt, aga Karol Mets saab selle Alvarezile lühitud palli klaariks löödud. Messi, Molina sööstab, Messi mängib aga teise äärde, kus on Acuna, kes võidab kõhuduelli ja Igon vaatab, kuidas pall läheb väravast mööda. Veidikene üle 1 minuti esimese poole lõpuni, 44. minut saab kohe täis. Seda puhku ka üle, et miks sa sealt kätte ei võtnud, aga ei võtnud ja Argentiina on omakorda juba rünnakul ja Lionel Messi käes on pall, Messile jääb söödud kastite Pauli, Messi ootab, vaatab, lööb ise ja napilt mööda lööb. Lihtne on see jalgpallimäng, kui nii hästi seda oskad. Nagu Lionel Messi. Keskele McAllisterile, keskaitsjalt ei ärgaitse Molinalt peale, löök võtab Ricochetti ning nurgalöök number 7 Argentiinale kohtumise 40. minutil. Nurgalöökide osas Argentiina juhib siis 7-0 Eesti vastu. Messi. Hästi Acunale, Acuna võtab palli omaks ja lööb, aga suluseisu lipp Eesti õnneks on taas kord püsti. Teniste ja pürgi tagas, aga argentiinlased olid esimesena jaoli. Rodrigo de Paul praegu näeb võimalus kiiresti tulla ja tuleb ka ja leiab keskelt omakorda Koomese. Koomes sätib palli Messile ja seal on šans ja 2-0 Lionel Messi lööb taas ja 45. minutil asub Argentiina meeskond seda kohtumist 2-0 juhtima. Keskväljalt Rodrigo de Paul oli võimalik praegu kiiresti purjetada ja ta tuli sealt Eesti liinidest läbi. Kiired söödud vabastasid karistusalasse Lionel Messi, kes ei väärata, vaid realiseerib šansi külmavereliselt ning viib Argentiina seda kohtumist 2-0 siin El Sadari staadionil Pamplonas juhtima. Ei õnnestunud Eestil minimaalse kaotusseisuga riietusruumis peale. Järelt Molina ja kohtunik Urs Schneider lõpetab esimese poolaja, mille Argentiina võidab 2-0. Lionel Messi 8 minutit penaltist viis meeskonna 1-0, jätkab põhikoosseisuga, aga Eesti toob siis rünnakule värsket jõudu ja värsket jalga Henry Õnniri näol. No hay cambios en la selección argentina, pero sí uno en Estonia. Salió el 10 Sergei Senjov, ingresó el número 8. Anier Henry, delantero, 25 años, juega en el Muangthong de Tailandia. Ja kohe hakkab siis väga proovitakse see pikk pall, mille Molina, De Paul, Messile. Messi omakorda Alvarezele ja sealt Argentiina proovib seda rünnakut kokku nõeluda. Sööd Messile ja Lionel Messi kevadrik siin Pamplonas on sündinud kohtumise 47. minutil ning 2012 Šveitsi vastu, 2012 ka Brasiilia vastu, 2013 Guatemala vastu, 2016 Panama vastu, 2017 Ecuadori vastu, 2018 Haiti vastu, 2021 Boliivia vastu ja nüüd 2022 5. juunil Pamplonas.
tulemas 4. vahetus ja niikuinii vastas surval ja kui Argentiina veel värskust ka juurde lisab, siis on olukord veel kehvemine. Siim Soometsa selja tagant tõlkab ennast vahele Gomes sööd keskele ja suudab Mart Reigonen selles olukorras Eesti meeskonna päästa. Sealt 4-0 väravat ei tule, Julian Alvarez ei saa kirjama kursse mängu asakusse äärde Karol Mets teeb keskel Mattias Käidil on võimalik, aga ei saa esimesega löögile. Käit läheb kiirusega kasti ja lööb peale sealt, aga lööb üle selles olukorras ja nüüd Eesti mängis kannatlikult, otsis oma võimalust ning Argentiina intensiivsus oli selgelt langenud ja selle toel Eesti on nüüd suutnud paar positsiooni. Silma oleks paistnud, vaid see pallikaotus on tulnud kõigile Eesti mängijatele. Keskväljal viga ei ole, kõik mäng käib edasi ja Messi lööb nelja. Lionel Messi esimest korda oma vaamuse karjääris lööb neljanda värava, 4 väravat ühes mängus, kõik eelsele vidistatakse viga, eeldes seda Argentiina, eeldes Eesti. Lionel Messi on võimalus ära ja lööb 71 minutil seisuks 4-0. Keskväljal seal erinevad mängijad Ken Kallaste ja argentiinlased vist eeldsid ka, et seal võetakse viga Eestile. Jätsid ka mängimise järel eestlased eeldsid, võetakse viga, aga kohtunik Ulf Schneider lubas mängul jätkuda ning Lionel Messi lööb 71 minutil 4-0. Karol Mets on juhul, millega päästab, aru sai, et millega on Moskotši palli vallata, on mõnitab funktsiooni ette võtta. Aga Argentiina on endiselt väga ohtlik, mitte kuus. Siin palli on Andrei Konese mina eest minema. Võtab palli esimesel omaks, Sinjavski on seal ootamas. Sinjavskil on võimalik siit ju löögile minna, Sinjavski lööb ka, aga argentiinlased blokeerivad. 75 minut saab kohe täis, Argentiina juhib 4-0, jätkavad seda maavõistlust Eesti vastu, Pamplonas tervise värgistanud. Messi tsenderdus trahvikast ja seal on Argentiina võimalik lüüa 5. Igoneni tõrje, Alvarez saab löögile, blokeerib Tõniste kauglööb, tuleb veel üks plokk vältel, kuulsab Messile ja lööb 5. veel siia 76. minutil. Eesti blokib 2 korda, aga Lionel Messi 5. värav selles mängus ja 5. värav selles õhtus. Eesti väravavõrku täiesti uskumatu, täiesti fantastiline, täiesti pidurdamatu. Teised mehed sisse ei saa võrku seda palli, aga siis tuleb Messi ja ütleb, oodake poisid, ma aitan teid. Ja täpselt nii nagu Lionel Messi on Argentiina võistkond ja kõiki võistkondi, kus ta on mänginud oma karjääri jooksul. Varsti juba 20 aastat kõikvõimalikest olukordadest välja vedanud, aidanud, aitab ta nüüd ka siin Argentiinat, kes muidu ei kipu palli Eesti võrku saama, aga Lionel Messi abiga saadaks küll siin kontrollitud. Argentiina on mänginud võrratult, lihtsalt on jumal sattunud kõik need vormistamised läbi Messile. Palli valdamine 73-27 Argentiinale, on see ka veel. Messi tuleb sealt Konstantin Vassiljevist mööda ja Mart Reigonen seda puhul 1-1 olukorras Lionel Messiga jääb peale, suudab seal jalaga palli. Messi jällegi tühi ning Kallaste, Mets, Vassiljev, kus ka sööstavad sinna tagasi appi, et Alejandro Gomese aktsioon ära hoida. Terve löök ette nurka, aga suudab Mart Reigonen selle tõmbida nurgalöök number 9 Argentiina koondisel tuleb. Mart Reigonen on 5 palli, pidanud täna võrgust välja võtma, aga on ka tõrje. Hoogest liugeb olukorda, aga Alvarez seda sealt üles ei leia. Alvarez toob Argentiina rünnakule. Vasakut äärelt tuleb terav pall värava alla ja seal nüüd pall langeb selles olukorras Ivanale, kelle peale löögile saavad eestlased jala vahele. Seda kui seal vist Karol Mets mees, kes Messi on võimalus lüüa selles mängus oma 6. värav. Keerutab, aga lööb üle. 6. ei tule. 6. ei tule. Staatuse, võimsuse festival ja Messi keerab sealt ennast Markus Soometsast mööda, keerab ennast mööda veel Robert Kirsist, leiab sealt kaaslase ja ustest leitakse Messi, Messi proovib 6. Moskotši blokeerib. Täiesti vastu. Nende kõige säravamate sekka kuulub, selle üle vaielda, Lionel Messi tegeline resultatiivse 5-0. Kõik on lähedal. Kohtumise lõpud ja see kohtumine ongi lõppenud. Šveitsidest peakohtunik Ulf Schneider matši lõpetab. Argentiina on võitnud selle mängu 5-0 ja üks noor jalgpallisõber on juba ka väljakule jõudnud. Lionel Messi kallistama, temaga selfit tegema, sealt tuleb neid teisigi. Turvamehed võtavad ennast väljakul korda ning proovivad pealtvaatajaid eemal hoida. See on Argentiina koondise mängu puhul tavapärane, et lõpuvile järel Lionel Messi suunas seal fännid
väljakul sööstavad. Ta on sedavõrd erakordne kuju, ta on sedavõrd fenomenaalne tegelane, et ta paneb inimesi käituma irratsionaalselt. Jalgpall on